peab iga hetk olema valmis kogu aeg, et ei tea, mis siin tee peal olla võib või mis vastu tuleb. Küll on inimesed, küll on asjad tee peal sellest tormi tagajärjel. Nüüd me oleme jõudnud Oslopisse, otsime automaati, et saaks raha homseks hommikuks välja võtta ja siis hakkame hotelli alles vaatama. Kuna hotell tühistus ära vahepeal, mul krediitkaardi number vahetus ja tänu sellele on nii palju probleeme. Juba kutsuti meid peole. Kristjan tahab sinna peole minna, aga seal vist meid juppideks tehakse selles mõttes. Indrek arvab, et seal tehakse juppideks, mina ütlen küll lähema. Mina tahaks küll minna. Ta ütles, et parkiga auto sinna ja... Minge rahulikult jalutama. Jah. Minge rahu aega on, minge jalutage. Mina arvan küll, et lähme otsime raha välja hotelli ja lähme peole. Pärast peole kutsumist sattusime peale paduvihmas tantsutüdrukutele ja tantsumeestele, kes tegid oma harjutusi ja elasid ennast lihtsalt välja ja olid meiega väga sõbralikud. Tantsutüdrukud võtsid meid vahepeal ilusti vastu. Ilusti tantsisid meile siin vahepeal. Olid nii sõbralikud, ütlesid, et tere, valged mehed ja nüüd ma räägin Indrekule, kas me siis läheme peole ka õhtu või ei lähe. No ikka läheme, Kristjan. Ma vaatasin, sa olid nii kahteval seisukohal, et ma ei uskunud, et see julgeb minna. Ega siia tegelikult väga hea meelega küll ei läheks, jah? Mina küll läheks vaatast korra läbi, mis see show tähendab siin. Aga eks vaatame, lähme vaatame selle hotelli üle, tundus suht sara, aga mis meil ikka peaasi, et need asjad meil ära ei varastatakse seal hommiku, kui me haidega ujuma läheme, me jätame oma asjad hotelli. Läheme vaatame, mis nad räägivad ja kas seal on ikka võimalik. No siin ei ole nagu kohta, kus saaks nagu ratastooli hotelli võtta. Et see teine, mis meil ka ennem broneeritud oli, see siis tundus, et läks seal bookingust välja praegu. Et lähme vaatame edasi, saamegi natukene sinna hai kohale lähemale, linnast välja 8 kilomeetrit. Siis on hommiku vähem sõita ka sinna hai koha peale. Sõid ja kiirabid toovad kogu aeg vastu. Ju siis neid õnnetusi on sellise ilmaga ikkagi palju ja teed ka siin ei ole seal ambulants jälle ja et ju siis on õnnetusi asju palju, praegu siin teeolu teid üldse pole teekaub, mida rohkem sinna edasi saare tipu poole, seda hullemaks teeolud lähevad. Siin enam ei ole ja siin peadki sõitma 20 kilomeetrit tunnist sellepärast, et muidu ei autost midagi järgi. Hakkasime siis kella 3-st tulema, praegu kell on 10. 7 tundi. Ütleme, et sõidu jaoks 6, me käisime praegu raha välja võtmas ja natukene siin läks aega puukimise asjadega, aga 6 tundi sõitu, kuigi näitas, et 3,5 tundi umbes peaks olema. Aga sellega ei ole kindlasti võimalik sõita. Ja nüüd me juba läheme selle hai kohast, sõidame mööda, kus on see hai ujumine. Võimalikult lähedale üritame hotelli saada ja nüüd leidsime koha, kus on nagu kõik ühe korruse peal. Ilm on ka ilusaks juba läinud, et äkki ongi homme lootust, et no ilus ei ole, niimoodi õrnalt sajab, aga mingisugust paugutamist, müristamist ja see kõik, mis toimus, see on praeguseks juba tundub minevik, vähemalt loodame, et on minevik. Ja et homme saab rahulikult minna haidega seiklema. Ja jutupaunik Indrek, mis sina räägid siia vahel? No ja mis ma siin ikka oskan teada öelda. Ainult. Kristjanit ei tohi ainult vihale. Nagu näete, siis jälle kaardilugeja meil siin ebaõnnestub, räägib, et mina ei jõua kiiresti sõita, aga auto tuleb täitsa pekkis, kus see läheb drive sisse. Niimoodi pead siin kitsal teedel ringi keerama hästi kiiresti. Nüüd see läheb ja keeradki niimoodi mööda. Igal pool on kurvid, hästi kiiresti võib keegi tulla.
teed kiiresti kärts tagasi pöörde, juba 2 korda teinud tagasi pöörde, meie kaardilugeja Indrek ei saa kuidagi hakkama oma tööga. Oleme siia hotellikoha juures ja järsku hakkas siuke kisa pihta, et ma ei tea, mis elukad need on. Linnud või? Džungli elukad. Nagu džungli ääred hakkasid pihta. Pane korra üles kuulama. Ei tea, mis elukad need on. Peaasi, et meid ära ei söö üle, need on nagu ükskõik. Rossakad. Ja seisame niisama siin keset teed praegu. Niimoodi autod tulevad mööda keset kurvilist teed. Sellepärast, et kuskil pole maja autot panna. Siin ees on parklaga, kelle ühte kohta ei julge ära võtta. Eelmine koht oli bookingus kirjas. Polnudki üldse avatud. Siin koha peal nüüd ütlevad, et me saame ööbida küll, aga elektrit ei ole. Ja loomad on omas käest.